Tere! Mina olen Jaanika Kirs, KOV nõustamisüksuse nõustaja ja mina räägin teile täna juhtumikorraldusest ja võrgustikutööst, mis on teile igapäevaselt tuntud ja teatud teema, millega te ka iga päev oma töös tegelete. Mis on juhtumikorraldus? Juhtumikorraldus seostame me inimeste vajadustele vastavate teenuste, toetuste ja ressurssidega ehk selle eesmärk on siduda inimene erinevate teenusepakkujatega, tagades temale juurdepääs abile ehk siis erinevatele sotsiaalteenustele ning toetada teenuste järjepidevust ja siis veel me koondada kogu inimesega kaasas olev informatsioon ühe spetsialisti vastutusalasse. Kellele ja millal me juhtumikorraldust rakendame? Sotsiaalkaitses on kaks mõistet, millele tuleks keskenduda, on juhtumikorraldus ja juhtumitöö. Juhtumitöö on see, millega te tegelikult iga päev tegelete, kus te osutate inimesele omavalitsuse poolt ühekordset toetust või teenust. Siis sellisel juhul ei ole vajadust algatada juhtumimenetlus ehk siis rakendada juhtumikorraldusmeetodeid. Küll aga kui inimene vajab täiendavalt toetusele veel enda toimetuleku parandamiseks, pikaajalist abi ja mitmekülgselt, mis hõlmab veel erinevate organisatsioonide vahelist koostööd, siis tuleb rakendada juhtumikorraldusmeetodit. Millest lähtuda? Alati me peame lähtuma isikukesksusest ehk siis inimesest endast. Me peame arvestama inimeste vajadustega ja lähtuma sellest, mis on tema ootused teenuse saamisel. Kõige olulisem, millest peab lähtuma, on inimese tahte arvestamine. Ehk siis me ei saa abistada kedagi, kes seda abi ei soovi ega taha. Samas kui on näha, et inimene vajab abi, kuid ta ise ei mõista seda, siis tuleb sotsiaaltöötajal seda koheselt märgata ja inimest nõustada ja suunata nii kaua, kuni inimene abi vastu võtab ja motiveeritud ka abi saama. Ehk siis, et kui te olete juba märganud, et inimene vajab abi, ei saa me teda ilma abita jätta. Isikukesksuse põhimõtted, et siin on välja toodud 4 põhimõtet. Esimene põhimõte, mis on väga oluline põhimõte, on inimese ärakuulamine. Selliselt, et inimene oskab, et tihti on eakad inimesed, keda me peame ära kuulama ja on ka olukordi, kus ta ei oska ennast tegelikult hästi väljendada ja oma probleemi kirjeldada. Siis on hea, kui sotsiaaltöötaja ikkagi esitab inimesele suunavaid küsimusi, et ta oskaks paremini oma probleemi kirjeldada ning inimesele vastates peab inimene saama aru vastusest. Ehk siis me peame kasutama lihtlauseid, mis on inimesele arusaadav. Samuti on meil igapäevases töös erihoolekande või üldse hoolekandes olevad kliendid, kellega suhtlemisel on hea, kui võtta neid võrdväärsete partneritena, ehk siis inimene, kui tunnetab, et teda võetakse võrdse partnerina, siis ta on avatum ja julgem enda probleemidest rääkima. Sotsiaaltöötajad, juhtumikorraldajad teevad igapäevaselt erinevaid otsuseid inimese teenusele suunamisel.
erinevate asutuste osas. Ehk siis tuleb inimest ka abistada selliselt, et kui on määratud inimesele mingises asutuses sotsiaalteenus, tuleb leida ka see pakkuja ja võimalusel ka inimest suunata selle pakkuja juurde. Et ei piisa, kui me anname inimesele teenusosutaja kontaktandmed, tavapraktikas ei pöördu nad ise selle teenuse pakkuja juurde, neil on hirmud või nad ei unustavad või on veel muud probleemid selle taga, võivad olla ka suhtlustasandil. Et kindel olla, et inimene saab õige teenusepakkuja juurde, on hea teda suunata ja juhendada. Kogemusnõustaja ja kogemustoe kasutamine. Eestis on kogemusnõustajaid vähe, küll aga on inimesi, kes toimetavad sellel alal, et mõne inimese puhul võib olla tema probleemi lahendus, kuidas ma ütlen, et katabki ära, kui ta suunata kogemusnõustaja juurde, kes nõustab teda läbi oma kogemuste ja julgustab inimest ise probleeme lahendama, ise vastu võtma otsuseid. KOV-i roll sotsiaaltöös on mõnevõrra eelmise nädala teemaga seotud, kus Aika rääkis erinevates hindamismudelitest STAR-is. Ka siin tuleb need hindamismudelid läbi käia abivajaduse hindamisel, kuid nüüd detailsemalt koostada juhtumiplaan ja koordineerimise all on meil siin mõeldud juhtumi korraldajad, kes siis lisab juhtumiplaani võrgustiku liikmed. Sotsiaaltöötaja otsustab teenused, mida inimene vajab ning juhendab inimest teenusepakkuja juurde. Juhtumiplaanis on lisatud ühesõnaga, et juhtumiplaanis olevad teenusepakkujad ja juhtumi korraldaja ja inimene viivad kõik üheskoos läbi ka hindamise. Kui inimesele on teise seaduse all juba määratud juhtumikorraldaja, meie igapäevapraktikas me näeme seda kinnipidamisasutustes olevaid inimesi, kellel on olemas oma juhtumikorraldaja, seega on siis omavalitsus selles juhtumimenetluses võrgustiku partner. Ka selles rollis võrgustiku partnerina on omavalitsuse juhtumi sotsiaaltöötajal siis õigus osa võtta hindamises, otsuste tegemisel ja teenuse osutamisel. Juhtumi korralduse protsess, siin on niisugune hea tabel, mille alusel saab üksipulgi läbi töötada ja inimesele siis juhtumiplaan koostada. Et see on nüüd eelkõige mõeldud täiskasvanule. Juhtumi korralduses on 7 etappi, millest tuleb mida tuleb läbi töötada. Et esimene etapp on juhtumi korralduse vajaduse väljaselgitamine, ehk siis selle eesmärk on hinnata inimese esmaabivajadus ja välja selgitada, kas inimene vajab juhtumitöö raames ühekordset toetust ja abi või siis juhtumikorralduse meetodi kasutamisel pikaajalist ja mitmekülgset abi. Järgmine etapp on hindamine. Hindamine hõlmab siis kogu inimese poolt saadud informatsiooni, väga täpset informatsiooni,
Vajadusel kaasatakse inimese lähivõrgustik ehk siis pereliikmed, milles pannakse siis kirja väga olulised detailid, milles inimene vajab abi, mille käigus ka kutsutakse kokku erinevad võrgustiku liikmed, kes saavad inimest selle juhtumi korral ka abistada ja toetada. Kolmas etapp on planeerimine. Planeerimise etapis planeeritakse juba konkreetseid tegevusi. Ehk siis juhtumi korraldaja koos võrgustiku liikmete ja inimesega panevad paika tegevused, milles inimene abi vajab, millises valdkonnas vajab ta abi. Võrgustiku liikmed annavad ka siis teada, mis on nende võimalused abi osutamisel. Neljas etapp on juhtumiplaani koostamine ja kinnitamine, ehk siis kõik osapooled selles etapis allkirjastavad nii juhtumiplaani kui tegevuskava. Selle allkirjastamisega on siis ka ühtlasi antud nõusolek inimese poolt, et juhtumi korraldaja võib juhtumiplaanis olevat informatsiooni jagada võrgustiku liikmetega. Viies etapp on meil siis tegevuskava elluviimine ja monitooring, ehk siis selles etapis on juba püstitatud erinevad eesmärgid, neid võib olla rohkem kui üks, on eesmärkidega koos planeeritud ajakava, ehk siis periood, mis perioodi vältel tuleb see eesmärk saavutada ja ka teenuse osutamise maht, mis on siis võrgustiku liikmete poolt paika pandud, millises mahus nad saavad seda teenust inimesele osutada. 6. etapp on siis tegevuskava tulemuslikkuse hindamine, ehk siis üks samm enne lõpetamist, kus hinnatakse koostöös nii võrgustiku liikmete, inimese kui juhtumi korraldajaga, kas planeeritud tegevused, mis tegevuskava kirja said, koos eesmärkide ajakavaga on täidetud täies ulatuses, osaliselt või esinesid hoopiski mingised takistused. Juhul, kui esinesid mingised takistused, on juhtumi korraldaja roll need välja selgitada ning inimest nõustada ja vajadusel siis suunatada sama eesmärgiga hoopis teise teenuse pakkuja juurde. Et võib-olla takistuseks võis olla inimese mittesobimine teenusepakkujaga või ka logistilised probleemid. Ehk siis algab siis otsast peale ka uuesti hindamise ja planeerimise protsess. Kui neid takistusi nüüd ei olnud ja eesmärgid said ilusti saavutatud, võib inimesele pakkuda ka järelhindamist. Võib juhtuda, et inimene ei ole endas kindel, ta tunneb vajadust, et ta mõnda aega toimetab ise ja soovib, et talle teostatakse näiteks 3 kuu või poole aasta möödumisel järelhindamine, mille siis hindab ka sama meeskond ära, andes tagasisidet ja julgustades, et jah, et sa tuled iseseisvalt toime, et sa oled valmis ühiskonna elus osalema, ja sa tuled ka toime oma probleemi lahendamisega. Kui need tegevused on nüüd läbi viidud ka järelhindamisel, saab selle juhtumi menetluse kuulutada lõpetanuks, ehk siis lõpetamise otsuses võtavad osa samamoodi kõik liikmed, inimene ise, juhtumi korraldaja ja hindamis- või võrgustiku liikmed ehk siis kogu hindamismeeskond. Kõik tagasisidestavad oma tööd, kuidas inimene teenusel oli,
mis läks hästi, mis läks halvasti ja mis tuli lõpptulemus. Juhtumi korraldaja dokumenteerib selle ära inimese juhtumiplaani ja sellega siis ka juhtum lõpetatakse ja lõpetamisotsus antakse kõikidele osapooltele. Juhtumi korraldus ja võrgustikutöö. Et sellel slaidil on siis kujutatud ikka jälle inimene, tema juhtumi menetluse ümber koondub erinev võrgustik, ehk siis inimesele osutame teenuseid, mis sobivad tänapäeva elu konteksti ja vastavad inimese ootustele ja vajadustele. Juhtumi korraldust ei saa rakendada ilma toimiva võrgustikutööta, seda te ka iga päev ju ise tajute ja tunnete, sest oma igapäevatöös te ju suhtlete väga palju erinevate ametkondade, naabervalla sotsiaaltöötajatega, inimese lähikondlastega ja nii edasi. Ning kolmanda pildi peal on kujutatud siis inimene seal keskel, kus on tema ümber erinevad võrgustiku liikmed. Et juhtum saaks tulemusliku lahenduse, on vajagi kaasata erinevaid võrgustiku pooli, erinevaid ametkondi, inimese enda lähivõrgustikku, võib-olla ka erinevaid spetsialiste, et see kõik oleneb konkreetsest probleemi püstitusest. Et teada ja tuntud suhtlus on meil inimese osas erinevate spetsialistidega just, kus inimene ise ei oska ennast niivõrd hästi väljendada või küsida, millest abi vajab, olgu ta siis kohtutäitur või kriminaalhooldaja. Siin slaidil on toodudki inimese erinevad võrgustiku etapid, ehk siis esimesel slaidil on kujutatud inimese ja tema keskkonnaga seotud võrgustiku liikmed, ehk siis kellega on inimene seotud, ta on seotud oma koduga, oma töökohaga, oma sõpradega, ka sissetulek on üks see, millega on inimene seotud ja veel erinevad, kõik, kellega inimene suhtleb, ongi tema võrgustik. Teisel etapil on kujutatud siis inimest ja tema väliskeskkonna võrgustikku peamiselt, ehk siis need, kellega ta suhtleb. Kolmas on meil siis spetsialistidest koosnev võrgustik, ehk siis erinevad spetsialistid, olgu nad siis erineva valdkonna, maakonna sotsiaaltöötajad, erinevad ametnikud, kellega siis inimene oma igapäevaelus kokku puutub. Neljas etapp on siis meil ametkondade võrgustik, samamoodi, kus igapäevaelus inimene puutub kokku erinevate ametkondadega, mille osas võib tal jääda puudu teadmistest ja oskustest need ametkondadega suhelda ja enda jaoks olulist infot tankida. Järgmine slaid siis toob välja siis, kuidas me siis võrgustikutööd peaks planeerima. Et esmalt mõtle läbi, millises valdkonnas on vaja võrgustikutöö käivitada. See on siis läbi esmase hindamise, millest ma rääkisin, peab ära hinnata erinevad eluvaldkonnad ja see valdkond, mis on kõige problemaatilisem, et seal siis vaadata, kas on vaja käivitada võrgustikutööd või ei. Siis kaasata inimesed ja organisatsioonid, kellel on kokkupuuted ja kes võiksid olla huvitatud selle probleemi lahendamisel või võrgustikutööl osalemisel. Siis määrata partner, kes hakkab reaalselt võrgustikutöös osalema, et on
on ju erinevad MTÜ-d, kus on mitmeid töötajad, et siis seal tuleb määrata konkreetne inimene, kes siis hakkab võrgustiku töös osalema ja selle probleemi lahendamisel kaasa töötama. Esindajate ülesanneteks on võrgustiku töös osaleda siis vastavalt kokkulepitud reeglitele ja tingimustele, ehk siis ei pea võib-olla igas võrgustiku kokkusaamisel osalema, võib-olla piisab kirjavahetuses või kuna on ju inimesel juhtumiplaani märgita ainult ühte probleemi ega eesmärki, määratakse korraga võib-olla 3-4 eesmärki ja pannakse ka kohe võrgustiku liikmed, siis võib-olla ei pea kohe kõik võrgustiku liikmed osalema selles protsessis, vaid osalevad järgemööda, et esmalt tegeletakse võib-olla esimese probleemi lahendusega ja siis minnakse järgnevate juurde. Aga et kordame siis ka üle, mis on siis nagu võrgustiku ülesanded. Võrgustiku liikmete ülesandeks ongi osaleda abivajaduse hindamises, osutada teenuseid, osaleda tulemuste hindamisel. Ning igas protsessis on ka võimalikud muutused, ehk siis võib ju alati kerkida esile hoopiski teine probleem, siis sellisel juhul tuleb viia läbi uus hindamine, juhtumiplaani täiendatakse vastavalt selle probleemi asetusele ja lisatakse siis uued võrgustiku liikmed. Võrgustiku töö kokkulepped, et esmalt siis tuleb võrgustiku moodustamisel selgeks teha, kelle probleemi lahendatakse ja millist probleemi lahendatakse. Täiskasvanute osas on ju selge, et tuleb täiskasvanud konkreetse probleemiga, teeme selgeks, vot selle X inimese probleemi lahendame ja siis on ka hindamisel tuleb välja kindel probleemi asetus, et millist siis probleemi me lahendame. Kuid laste osas on see natukene keerulisem, et tihti me unustame ära, et laste osas me lahendame lapse probleemi ja siis me peame lähtuma selle lapse abivajadusest, mitte lapsevanemate. Et laste osas on abi vajav alati laps ja tema ümber siis moodustub see võrgustik. Et mida tuleb teha, tuleb eesmärgid püstitada, tegevused planeerida ja läbiviimise periood märkida. Kuidas seda teha? Tuleb leida siis, milline on õige sekkumisviis, on ta siis meil nüüd juhtumikorralduslik või juhtumitöö, ehk siis, et kas me saame abivajaduse rahuldada ühe teenuse või toetusega või me peame täiendavalt teenusele või toetusele rakendama veel erinevaid meetmeid. Kes ja mida teeb? Tegevuste läbiviijad ehk siis teenusepakkujad, konkreetsed kokkulepped, kes teenust osutab, millised on tema ülesanded ja tuleb ka kokku leppida, mis on selles inimese roll. Juhtumikorraldaja roll on selles info kogumine ja see siis märkida inimese juhtumiplaani. Ajakava, et teenuse osutaja märgib ära ajakava ja ajakava tuleb siis ka kokku leppida inimesega, et see sobiks mõlemale osapoolele. Tööplaan ehk siis tegevuskava on olemas ju nii juhtumi korraldajal, teenuse osutajal kui ka inimesel endal, et see tööplaan siis oleks kõigil ühesugune, et ei tekiks seal erinevusi ja arusaamatusi. Koostöövõrgustiku liikmed, et sellel slaidil on nüüd kujutatud täiskasvanud abivajav isik, kes ongi võrgustiku koostöös kõige olulisem isik, ehk siis täiesti tavaline klassikaline näide, mis on teile igapäevatöös tuttav, et võrgustiku liikmeks on omavalitsus, töötukassa, haridusasutus,
rehabilitatsioonimeeskond, ohvriabitöötaja, kinnipidamisasutus, kriminaalhooldaja, tervishoiuasutus ja päevakeskus, mis võib ühe inimese ümber olla. Laste osas on see pilt natukene teine. Laste osas lisandub juurde veel rajaleidja, võib olla psühholoog, võib olla tugiisik, võib olla näiteks noortekeskus, vabatahtlikud, sõbrad ja nii edasi, aga vanemad on väga olulised võrgustiku liikmed laste võrgustikus. Taastumisele suunatud sekkumine. Siin on nagu välja toodud, et mis see tähendab, see taastumine. Taastumine tähendaks siis inimesele lootuse tekkimist ja säilitamist, arusaamist enda võimetest ja piirangutest, aktiivset osalemist elus, isiklikku autonoomiat, sotsiaalset identiteeti, elu mõtte ja eesmärgi omamist, positiivset mina suhtumist. Ehk siis, et sotsiaaltöötaja ei tee inimest terveks läbi teenuste. Läbi selle me aitame inimese ise toime tulla ja ise hakkama saada. Et inimene oskab ise oma probleeme lahendada, ta on endale jõudu kogunud, ta on julgem, ta on tugevam ja ta on kasvatanud oma eneseväärikuse ja ta toob sotsiaalselt toime igas olukorras. Ehk siis siin paremal pool on kujutatud üks tablettide pildikene, kus me oleme toonud välja, et taastumine ei ole paranemise sünonüüm, ehk siis tabletiga me inimest ei paranda. Siin on toodud üks väike humoorikas pildikene välja, kus on teadmiste ülekandemasin. Sotsiaalkindlustusametil kahjuks sellist masinat ei ole, kuid me saame oma teadmised teile üle kanda läbi veebiseminaaride. Aitäh kuulamast! Mul on suur hea meel, et te minuga kaasa mõtlesite. Aitäh!